Nii. Ilusat päikselist päeva kõigile, armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut ja kõigi suureks rõõmuks on meiega taas Toomas. Nii et tere Toomas ja räägi, mis põnevat on vahepeal toimunud. Tere Kaia-Liisa, jah. Täna on jah mitu teemat. Esiteks käib minu meelest vähemalt, mulle tundub, käib niisugune hirmutamiskampaania. Terve YouTube ja igast muud kanalid on täis ennustusi. Osad on siis ka mingisuguse, mingi konkreetne asi, osad lihtsalt ütlevad, et läheb väga koledaks, täpselt ei tea, mis on, aga igatahes õudne hakkab. Siis mida vanem ennustus on, seda väiksem on tõenäosus, et see tõesti toimib. Kuid arvestades võimalust, et see siiski mingil määral võiks toimuda, ma igaks juhuks muutsin ka ajaliini veel omakorda. Ehk siis näiteks kui Wolfgang Messing, oli vist Wolfgang või mingi Volli ta oli igatahes, rääkis meile, et täna öösel, tähendab, mis juba möödas tuleb üleval olla sellistes tingimustes, kus sa istud pimedas, hoiad silmi kinni alates õhtu kella 11 kuni kella 5 hommikul. Ma kujutan ette, kõik larinal magavad seal tooli peal, kus iganes nad on, eks ju. Et esiteks on see, ma ei tea, kas 50 aastat tagasi või 30 aastat või rohkem, rohkem, jah. Ehk siis sellel ajal oli hoopis, ma ei tea, mis dimensioon seal, kas number 1 või parimal juhul 2, eks ju. Ehk siis, aga igaks juhuks ma veel muutsin, et ikkagi, mingid üleujutused, ja, mingid üleujutused ja ma ei tea, mis kõik. Et võtke kummikud jalast ära, olge rahulikud ja. Just. Pange kalamehe saapad kuuri tagasi, et ei ole hull. Ja et võtke rahulikult neid asju, et jah, aga ma saan aru, keegi teenib selle pealt ja keegi saab laike ja nii edasi, et elu on selline. Siis teine asi, millest ma tahtsin rääkida, on häälestamine. Ehk siis hommikul, kui sa ärkad, sa teed endale häälestuse. Ei ole vahet, on see puhkepäev või tööpäev. Ja sa häälestad ennast, et täna tuleb minul tore päev. Kuigi sa tead, et sa lähed tööle, kus on mingisugused vastikud kaastöölised, kes üritavad sul tooli jalgu läbi närida, et sind lahti lastakse ja nii edasi. Aga sa häälestad ikkagi, et sul tuleb tore päev. Ja kui sa oled ise positiivne, siis ka sinu ümber on positiivne energia. Kuigi sa häälestad muideks ka elamine ei ole nagu iseenesestmõistetav. Häälestuses peaks kindlasti olema ka see, et sa oled terve ja elus. Olen terve ja elus. Ehk siis Kusjuures ma alguses kuulsin terve ja ilus. Seda ka. Ja seda ka. Või terve elus ja ilus ka veel. Ilu on vaataja silmades. Ja ma olen tabanud ära, Sansibaril oli selline olukord, see oli mitu korda kusjuures, kus kõrval oleva või lähedal oleva territooriumile tulid mingid inimesed ja hakkasid seal bla. Niimoodi ei saa ju rahuneda, kuulad seal mingisugust asja, millest sa isegi aru ei saa, eks ju. Ja aitas selline nipp, et ma tekitasin sinna kõrgsagedusliku platvormi. Ja siis oli 15 minutit ja kõik oli lagunenud ja kõik panid laiali kuhugi nagu tarakanid. Ja see aitas. Proovisin ühe korra, proovisin teist korda, väga ilusti toimis kõik. Et selles mõttes need inimesed ei kannata lihtsalt kõrget sagedust välja ja otsivad omale teise koha, kus lällata selle. Sellised vintis ja mida ebameeldivad inimesed. Ehk siis häälestage ennast igal hommikul nii-öelda tuleva päeva. Te panete nagu tegelikult programmeerite paika oma tulevase päeva. Võite seal
kui te teate, mis sündmused teil on tulemas, siis te võite öelda, et need lähevad mul kõik ilusti vastavalt minu ette nähtud, ma ei tea, graafikule või sellele eesmärgile, mida ma taotlen ja nii edasi. See on väga lihtne, vabas vormis, ei pea kuhugi kirjutama. ja kolmas asi, aga see on selles mõttes on nagu iga päeva algus. Kuigi jah, noh, ütleme nii, et ma ei ole ka ju lapsest saadik seda teinud ja olen ka, noh, enam-vähem, eks ju, ranna ääres olen elanud, need juuksed on peast ära kulunud tuulega. Ja siis, mis ma tahtsin veel rääkida, on programmid. Meil on olemas praktiliselt igalühel on olemas mingisugused programmid, sellised, noh, näiteks, mida me ütleme võib-olla halvaks harjumuseks, eks ju. Noh, ma ei mõtle seda nagu Homer, pani oma trussikud külmutuskappi, eks ju. See on võib-olla äärmuslik. Aga mingisugused sellised programmid näiteks, et inimene reageerib üle mingisugusele asjale, ma ei tea, taldrik kukub maha, et appi, nüüd on meie serviis on tuksis, kus ma nüüd uue saan ja käib siuke. Ehk siis taldrik kukkus maha. Nojah, võiks olla rahulikum, eks ju. Selles mõttes peretülide käigus läheb terve serviis, on ju. Siis pärast vaatad, kus sa uue saad. Aga ütleme jah, ülereageerimine on üks asi. Siis, noh, näiteks, ma tõin näite sellise, igasugused mingid halvad harjumused, ma ei tea, jätta oma asjad näiteks vedelema igale poole tuppa laiali, jope on ühe tooli peal, saapad vedelevad seal kuskil mujal ja nii edasi. Või on, noh, eks inimesed ise teavad, mis nad on, eks ju, millised segavad programmid, mis inimest ei teeni, ütleme nii. Siis põhimõtteliselt on võimalik nendest lahti saada, nende asemel on võimalik paigutada uued programmid, mis inimest teenivad, mis on selle mitteteeniva programmi, kuidas öelda, vastand. Et seda on täiesti reaalne teha. Ja seal on sama asi nagu, noh, näiteks, kes tahab lahti saada alkoholist, eks ju, kes ise tahab saada, selle võimalus on suur, et ta saabki lahti sellest, kuna ta ise aitab või ise tahab, natuke aitan kaasa ja kõik lähebki ilusti. Mul on olnud sellised juhtumid ka. Ja igasugused näiteks ka osadel, kellel on nagu kaitsed ümber, ikkagi midagi seal kogu aeg sees, mingi asi ussitab seal. See on programm. Sellest on ka võimalik lahti saada. Et sellised võimalused on olemas ja sellest ma tahtsingi rääkida, et täna siis te teate. Ärge olge paanikas, häälestage ennast ja programmidest saab lahti. Just, väga hea. Aga aitäh sulle, Toomas, ja kohtumiseni taas järgmisel korral. Õige. Ilusat päeva. Ilusat päeva kõigile.